Alguses võis ju arvata, et kuprad on kõigest veidikene sportlikumad Sjäti olemasolevad mudelid, kuid siis hakkas tulema Cupra igasugust vägevat omaloomingut Terramari ja Formentori sisepõlemismootorite mudelite näol ja nüüd on hakanud siginema igasuguseid Cupra omaloomingu elektriautosid, kaasa arvatud nagu see uus Raval, kuid nende inimeste, kes nad soetavad, sõprusringkonnad hakkavad kardetavasti kiiresti kahanema, kuna iga Ravali omanik peab hakkama blokeerima oma telefonis endiste sõprade kontakte, kes väidavad, et tegemist on ju lihtsalt ühe ümber pakendatud Volkswageni elektriautoga. Kas tõesti selgub kohe? Tere tulemast ka taaskord kaasa elama Nice Luxury proovisõidu saatele. Tõsi ta on, uus, efektne, justkui tohutult originaalne Cupra Raval on tegelikult ümber pakendatud tulev Volkswageni ID Polo elektriauto, aga temal on olemas illumineeritud Cupra logo, LED matrix esituled ja tegelikult on ta ka 1,5 sentimeetrit madalamal võrreldes ID Pologa, et mõjuda rohkem sportlikumalt. Valuvälgi on võimalik saada 17–19 tollistes suurustes, lisapagasiruumi vana kapoti all ei ole, sest sinna on ära mahutatud kogukas kliimakompressor, kuid õiges pagasiruumi mahub talle 430 liitrit ja tagaistujatel on jala- ja pearuumi lahedalt vähe. WC mudelina on olemas diferentsiaali lukk ja adaptiivne vedrustus ja muidugi palju efektsem väljanägemine, et küsida sinu käest veelgi rohkem raha. Olemas tal 37 kW-tunnine või 58 kW-tunnine akupakk, jõudu on temas 120, 156, 210 või lausa 226 hobujõudu. Paraku rohkem hobujõulised mudelid maksavad ka rohkem raha. Interiööris on olemas 10-tolline digitaalne näidikupaneel ja 13-tolline multimeediasüsteem, kuhu on ära uputatud ka kliimapaneel, näeb see üsna efektne välja kogu kooselu ning tegelikult omajagu parem kui ka tuleval Volkswagen ID Polol. Kiirlaadjast tema 10% kuni 80% täislaadimine võtab vaid pool tundi, kuid kui sa paned ta ikka täiesti tavalisse kodu vooluvõrgu pistikusse, kulub selleks 19 tundi ja kui sa oled ära oodanud juba 19 tundi, no mis asi sul see veel 19 tundi ära oodata on, ehk võib see minna kokku maksma sulle ka 38 tundi ooteaega. Tema sõiduulatus on 450 kilomeetrit, kui sa ukerdad temaga peamiselt linna vahelt, aga kui sa tahad teda sokutada maanteeliiklusesse, tuleb sul arvestada ikkagi kusagil 300 kilomeetrini kahanenud sõiduulatusega. Tema hinnad algavad 27 000 eurost, seega võiks tema ostu ju isegi kaaluda eeldusel, et kõik sisepõlemismootoriga autod on öö jooksul ootamatult välja surnud. Selline on uus Cupra Raval, kellest pole tegelikult põrmugi aru saada, et tegemist oleks mingi Volkswagen ID Pologa. Selline oli selle korda Nice Luxury proovisõit, kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.